Meie tänast aianurka ma tahaks alustada väikese tagasipõikega eelmisesse nädalasse, kui teemaks oli viljapuude lõikamine. Ja kui teiegi nädalavahetusel aias viljapuid lõikasite, siis te ilmselt tajusite taas ära seda väikest asja, et kõrgete okste kätte saamine on suht keerukas. On olemas ridvaga oksalõikurid, aga kui seal ülemine oks on natukenegi jämedam, siis see on ikka kõva füüsiline jõud. Tänaseks on jõudnud Bauhofi juba Viskarsi akudel töötav oksalõikur. Akuplokk on siin all. Pean ütlema üle veel seda väikest asja, et tegemist on sellise näidisena, mis esimese kevadise pääsukesena jõudis siia Bauhofi ära, aga kui teil huvi asja vastu on, siis astuge ikka Bauhofist läbi, hoidke silm lahti, need tulevad siia müüki, nii mulle öeldi. Aga lähme nüüd edasi istutamise teemale. Kersti, minu tähelepanekute järgi on nii, et esimesed lilled, mida rohenäpud mulda panevad, on võõrasemad. Ja eks ta nii ole, sellepärast, et nad on lihtsalt nii tugevad ja vastupidavad. Ja esimesed õitsejad siin, et kui aias on meil juba lumikellukesed ja märtsikellukesed, siis rõdudel ja terrassidel on veel üsna lage. Ja siin nende soojade ilmadega on näha, et grillid on käima pandud, nii et eks selle grillilaua juures tahaks ka, et oleks ilus ja mõnus. Kersti, milline on see nii-öelda ohutemperatuur? Näiteks viskab öösel -2 kraadi alla 0. Et kas see teeb võõrasemale liiga? Ei, see kindlasti võõrasemale liiga ei tee, et ta on väga vastupidav ja sellised paar külmakraadi jätavad ka õie alles, et on siin juhtunud kevadisel ajal, kui võõrasemad on juba välja istutatud ja siis on tõesti 6-7 miinuskraadi tulnud, et siis õis võib kannatada saada, aga tal tulevad väga kiiresti uued õied siia, et Sinu käes on päris kindlalt ilus kollaste õitega ja suurte õitega võõrasema. Leidsime siit lilleletist, aga sellise väiksemate õitega võõrasema. Kas sellel on probleemid? Sellega on kõik hästi, siis tegelikult ongi niimoodi, et see on sarvkannike ja on tegemist loodusliku liigiga. Tal on säilinud kõik loodusest pärit vastupidavusomadused, et talub paremini temperatuure ja õitseb tegelikult rikkalikumalt ja kauem. Aeda istutades võib õitseda täiesti sügiseni välja, aga tema miinuseks on see, et tema õied on väiksemad. Võõrasema teiselt poolt on jälle saadud ristandina ja tema aretus eesmärk on pigem saada suuremaid õisi, ka vahest lõhna. Aga läheme edasi istutamisega. Sa valisid siit Bauhofi riiulite pealt sellise väikese, ampel ta ilmselt ei ole, aga niisugune mõnus väikene kasvukast. Kas võõrasema kõlbab näiteks amplilaadseks istutamiseks üldse? Väga hästi kõlbab, aga võõrasema puhul ongi, et ta on lühiajaline taim. Kui me tahame amplisse panna, siis tegelikult amplis saab sarvkannike palju mõnusamalt hakkama, sest tal on õitsemine lihtsalt rikkalikum. Enne kui istutamiseks läheb, head televaatajad, ma juhin teie tähelepanu sellele nii-öelda komplektile, mis meil siin laua peal on. Kannab siin Viskarsi kaubamärki ja minu meelest mina näen esimest korda ja see on fantastiline lahendus sellise kodus toimetamiseks, sest alati on mure see, kui me hakkame istutama midagi seal köögilaua peal või söögilaua peal, siis on seda mullasodi igal pool laiali. Aga võõrasemade jaoks on olemas kohe spetsiaalne muld. No siin ongi täpselt sobiva happesusega, hea toitainete sisaldusega ja mõnusalt väike kotik, et seal rõdu peal või terrassi peal toimetada, et praegu on natuke vara veel päris suurte mullakottidega rõdule ronida. Aga läheme istutamise juurde. Mida, kuidas teha? Nagu ikka, alustame sellest, et võtame noa ja lõikame mullakotti lahti. Kuidas meil mõistlikum on teha? Lõikame ülevalt lahti, siis saame kokku panna. Või võtame külje maha? Võtame külje maha. Paha tõsta mida. Nii. Ja siin aluse peal on hea toimetada, et tegelikult võiks saada ka mullakoti siia. Hea suur kühvlike. Nagu näha, siin on üsna liivane see muld, et see tegelikult võõrasemale meeldib. Ei jää nagu vesi siia sisse nii pikalt.
kubastame natukene ära. Hea suure kühvliga täidame oma istutusnõu põhja ära. Võõrasemad väga palju juurde kasvada meil ei jõua ennem kui järgmised taimed peale tulevad, nii et me paneme selle üsna tihedalt taimi täis. Kui kauaks võib prognoosida seda, et nüüd see võõrasema lilleilu siin poti sees meil kestab ja rõduserva peal? See sõltub hästi palju temperatuurist, et kui ilm läheb soojemaks seal juba 20 kraadi alla, siis võõrasema loomulikult lihtsalt venib välja ja ta ei ole enam atraktiivne. Et kui tahta sellist pikema kestvusajaga, et siis tasub valida see väiksem õielised sargannike, et ka näiteks kalmistutele viia, et seal ta kestab julgelt jaanipäevani või isegi sügiseni. Juurest ikka on ilus valge, see tähendab taim on korras, elujõuline, terve. Taimed on terved ja tugevad ja täpselt nii suured, kui praegusel kevadisel ajal oodata võib, nii et kuna see nõu on meil siin üsna madal, siis ma natukene teen seda juurepalli madalamaks, et meil ei ole vaja arvestada praegu sellega, et taimed suuremaks kasvavad. Et kui me istutame näiteks petuuniate või fuksiate taimi, siis need jäävad kasvama terveks suvehooajaks ja need lähevad ikka olulisel määral suuremaks, kui nad siin praegu pisikeses potis on. Kui võõrasemad on oma õitsemise ära õitsenud, et siis tuleb petuuni ja fuksimise istutamise aeg parasjagu kätte ja paneme siia samasse poti. Ja just nimelt, et öeldaksegi niimoodi, et võõrasemad on tavaliselt need nii-öelda esimese istutuse taimed ja soojalembesed, kes kardavad öökülmasid, on teise istutuse taimed. Ja tegelikult sügise poole tuleb veel isegi kolmas istutus, kus me toome välja kanarpikud ja dekoratiivkapsed ja sellised asjad. Anna neile natukene vett ka siia nüüd. Nii, meil on spetsiaalne selline rõdul toimetamise kannukene, väga mugav. Sellega on tegelikult ei ole ühel pool väetised on meil olemas, kas me peaksime panema teile väetist? Kuna võõrasema on selline lühiajaline kultuur, siis kõige mõistlikum lahendus on võtta kastmisväetis ja peaaegu igal kastmiskorral panna selle kõige lahjema normiga väetist kastmisvette, et siis saab taim kõige paremini selle kätte. Nende kastmispulgakeste või nende väetise pulgakestega, nendega läheks nagu natuke üle? Need on hea panna nende suvistele kultuuridele toeks. Esimeseks peab hakkama see pulk lagunema ja alles siis saab taim need kätte, aga võõrasemade kasvuaeg võib-olla saab selle aja peale juba läbi. Peolaani komposti muld on ka laua peal olemas. Kui tuleb teine istutusring, siis kas me peaksime võõrasema mulla asendama komposti mullaga? Siin on jah väike erinevus, et nad tahavad erineva happesusega mulda, et kui vähegi võimalik, siis oleks hea mõte muld asendada. Ja hakkab meie aianurkades saama juba heaks tavaks see, et aianurga lõpetuseks on siin Bauhofis meil alati ka vaataja mäng ja seekord on Bauhof välja pannud sellise mõnusa istutuskomplekti, kõik need asjad kannavad Fiskardsi kaubamärki ja siin on kääre, taimed vajavad piserdamist. Loomulikult on olemas see komplekt, millega siis natukene rõdukästis kaevata, mulda kobestada, isegi pintsetid, võib-olla väiksemate taimede lehti kuidagi ära murda. Kui tööriist on olemas, küll siis leiab sellele ka hea kasutuse. Loomulikult on olemas siin ka see alus, nagu meie tänases aianurgas oli ka näha, fantastiline abiline koduste kasvatus- ja istutustööde tegemisel. Ja selleks, et seda võita, vastake selle ühele väga lihtsale küsimusele. Nimelt, miks aedkannikest kutsutakse võõrasemaks? Ma usun, et õiget vastust aitab teil leida internet ja AI ning kui te selle õige vastuse olete leidnud, siis pange ta taas aadressile, mida näete praegu ekraanil ja kui kõik õiged vastused on saabunud, siis õigesti vastanute vahel see komplekt loositakse välja.